Matsalu rahvuspark on rahvusvahelise tähtsusega märgala. Tema suuruseks on ligi 500 ruutkilomeetrit ja ta on Läänemere suurim ja liigirikkaim rändlindude pesitsemis- ja rändepeatuspaik. Rahvuspargi keskus asub Penijõe mõisas, mille teisel korrusel asub ka hästi sisustatud muuseum. On teada, et Penijõe mõis on rajatud 17. sajandi esimesel poolel. 20. sajandi algul kuulus mõis von Wetter-Rosenthalide aadliperekonnale. Mõisa viimane omanik enne 1919. aasta võõrandamist oli Johannes von Wetter-Rosenthal. Kahekorruseline peahoone on Penijõe mõisa püstitatud mitmes järgus. Hoone esimene kiviskorrus pärineb 18. sajandist, mil ta nägi välja arvatavasti Lääne- ja Saaremaale tüüpilise ühekorruselise tagasihoidliku kivihoonena. 1835. aasta paiku hoone rekonstrueeriti klassitsistlikus stiilis. Lisati teine puidust korrus ning fassaadi keskossa püstitati 4 sambaga 2 korruse kõrgune portikus. Kõrvalhooned paiknesid peahoone vahetus läheduses. Peahoone vasakul küljel asus suur park. Lihula kloostri maanteelt viis peahoone ette auringile 100 meetri pikkune sihitee. Sihitee algus oli maantee ääres markeeritud obeliskilaadsete väravapostidega. Võõrandamisjärgselt asus hoones kool. Hiljem on mõisahoone olnud ka Nõukogude sõjaväe kasutuses. 2000. aastal renoveeriti tühjalt seisev mõisahoone Matsalu looduskaitseala keskuseks. Selle käigus taastati ka 1970. aastatel hävinud sissesõidutee väravapostid. Mõisast on alles ka mitmeid kõrvalhooneid, kuigi vähemal või suuremal määral ümber ehitatud kujul. Peale ronimist Salevere Salumäel sõidame edasi Matsallu. Teele jääb vana ja veidi räämas Matsalu mõis. Matsalu mõis pärineb tõenäoliselt juba aastast 1447, mil see kuulus Liivi ordule majandusmõisana ning jäi ordu omandiks kuni keskaja lõpuni. Hiljem vahetas mõis mitmeid kordi omanikke. Tänapäevase väljanägemise sai mõis alles 18. sajandi lõpuks. Mõisansamblit ümbritseb liigirikas park ning hoone taga kasvavad Eesti suurimad pöökpuud. Matsalu mõisas on mõnda aega koduõpetajana töötanud ka kirjanik Eduard Borjõe, kelle mitmetes teostes võib leida Matsalu motiive. Ja edasi Keemu torni juurde. Matsalu lahe lõunakaldal Keemu kalasadama juures asub 6 meetri kõrgune linnutorn vaatega Matsalu lahele, rannalähedastele saarekestele ning Kasari jõe suudmeroostikule. Torni juurest algav matkarada koos vaateplatvormiga võimaldab lähemalt tutvuda Salmi rannaniidu elustiku ja taimedega. Salmi rannakarjamaa matkarada valmis 2002. aastal. Matkarada kulgeb läbi Salmi rannakarjamaa. Raja kogupikkus on ligikaudu 5,1 kilomeetrit. Võimalik on teha ka lühem retk, mille pikkuseks on 3,2 kilomeetrit. Rajal saate ülevaate rannakarjamaade olemusest, tekkeloost ja tähtsusest ning karjatamise olulisusest. Samuti tutvustatakse rannakarjamaal ka pesitsevaid ja peatuvaid linnuliike. Matkarajal kõndides palutakse mitte kalduda rajalt kõrvale, see häirib linde. Samuti palutakse mitte ärritada kariloomi.